Tere päevast! Jätkame siis siit Metroserti Rakendusuuringute Keskuse stuudiost järjekordse terviseandmete kompassi webinariga ja keskendume täna peaasjalikult andmete kvaliteedile ja millist rolli nad tervisetehnoloogiate innovatsioonis või ka igapäevase elu kommunikatsioonis mängivad. Nagu öeldud, oleme siis Metroserti Rakendusuuringute Keskuses. Minu nimi on Janne Pullat, ma olen terviseandmete valdkonna juht siin ja täna keskendun peaasjalikult oma ettekandes andmetele innovatsiooniteenistuses. Ja seda teemat soovikski arutleda just sellest aspektist, kuidas andmete kvaliteet puudutab teadust, ettevõtlust kui ka ühiskonda tervikuna. Teisena me räägime terviseandmete puhul teisesest andmekasutusest ehk terviseandmetest uue väärtuse loomisest ja teisene andmekasutus iseenesest tähendabki, et me ei kogu neid andmeid enam uuesti, vaid kasutame juba olemasolevaid terviseandmeid, aga seda siis juba uuel eesmärgil. Näiteks teadusuuringuteks, tehisintellekti arendamiseks või tervishoiuteenuste parendamiseks. Ja selline kasutus ongi aluseks ka Euroopa Liidu poliitikas tõusnud fookusesse just Euroopa terviseandmete ehk EHDS-i kontekstis, mis seabki eesmärgiks siis turvalise, usaldusväärse ja üle-euroopalise raamistiku, et andmeid saaks kasutada teisese analüüsi jaoks nii, et inimese privaatsus oleks alati kaitstud. Ja küsimus selles kontekstis ei olegi enam selles, kas seda tohib teha, vaid kuidas seda teha õigesti ja usaldusväärselt. Siin juures ma siiski sooviksin korraks ka peatuda sõna või mõiste innovatsiooni all, sest et me räägime väga palju, et innovatsiooni on vaja, innovatsiooni tuleb ellu viia ja kõik need tegevused peaksid olema selleks, et innovatsiooni eesmärki teenida. Aga mida me mõtleme innovatsiooni all? Kuidas me seda mõistame? Sellest johtuvalt ma sooviksingi ühe slaidi just konkreetselt peatuda selle teema käsitluse all, mida siis innovatsiooni all mõista. Innovatsioon ei tähenda lihtsalt uut ideed ega ka uue tehnoloogia loomist. See tähendab tõesti muutust, mille läbi luuakse uut väärtust. Ehk et innovatsioon minu arusaama kohaselt on see, et me teeme midagi teistmoodi, uut moodi. Ja innovatsioon ongi siis olemas, kui midagi tehakse senisest paremini, tõhusamalt, õiglasemalt, säästvamalt või rohkem mõtestatult ning selle muutusele mõõdetav mõju inimesele, organisatsioonile või ühiskonnale ehk siis meie igapäevaelule. Ja innovatsiooni saab mõista väga erinevatest tasanditest. Alustame näiteks teadusest ehk teaduslikust innovatsioonist. Sellisel juhul me räägime uue teadmise või meetodi loomisest, näiteks uued algoritmid terviseandmete analüüsimiseks või uued mudelid haiguste prognoosimiseks. Siis me räägime ka tehnoloogilisest innovatsioonist, mis on uue toote, teenuse või tööriista väljatöötamine ja seeläbi rakendades teadust siis praktiliselt. Näiteks tehisintellekti põhine otsustustugi arstidele või andmete valideerimistööriista arendajatele. Aga kõige rohkem meid igapäevaselt puudutaks ilmselt siis sotsiaalne ehk süsteemne innovatsioon, mille all me mõistame uue viisi kujundamist, kuidas inimesed, organisatsioonid või andmed koos saavad toimida. Näiteks andmehalduse mudelid, võimaldades andmeid kasutada turvaliselt, vastutustundlikult, samuti õiglaselt. Kokkuvõtvalt kõigil neil juhtudel, mis ma siin käsitlesin järjest, on innovatsiooni tuumaks muutus, mis on korraga kasulik ja tõenduspõhine. Ja just siin tulebki mängu andmete roll ehk nende kvaliteet. Ilma kvaliteetsete ja usaldusväärsete andmeteta ei saa me tegelikult teada, kas innovatsioon töötab või kellele see kasu toob ja kas see tulemus on ka
kestlik. Metroserti vaatepunktist see, mida meie siin rakendusuuringute keskuses oleme eesmärgiks seadnud, ei piisa sellest, et uus lahendus tundub lihtsalt paljulubav. Innovatsioon saab meie vaates tõeliseks alles siis, kui selle mõju on tõendatav ja korratav. Ja sellepärast on andmete kvaliteet, nende valideerimine ja standarditele vastavus innovatsiooni aluseks. Metroserti rakendusuuringute keskuse roll on aidata ja muuta andmed teaduslikult usaldusväärseteks, nii et arendajad, teadlased ja ettevõtted saaksid testida oma ideid keskkonnas, kus tulemused on võrreldavad, korratavad ja objektiivselt hinnatavad. Kokkuvõtvalt me räägimegi terviseandmete väärindamisest nende teisese kasutamise eesmärgil. Nüüd tulles siis terviseandmete kui innovatsiooni allika temaatika juurde, ma natukene isegi kordan siinkohal ennast. Terviseandmed on üks väärtuslikumaid, aga ka samas tundlikumaid andmevarasid, mida tänapäeva ühiskond haldab. Need andmed kirjeldavad mitte ainult haigusi, ravimeetodeid, vaid ka elustiili, keskkonnamõjusid, geneetilisi tegureid ja kõike seda, mis kujundab inimese tervist. Ja kui neid andmeid kasutatakse teadlikult, vastutustundlikult, siis saavad neist innovatsiooni tõukejõud ja aitavad luua täpsemat, personaalsemat ja ennetavamat tervishoidu. Innovatsioon terviseandmete kasutamisel ei seisne ainult uutes rakendustes või tehisintellekti mudelites. See seisneb ka selles, kuidas andmeid kogutakse, korrastatakse ja kasutatakse viisil, mis looks usaldust. Kvaliteetne terviseandmestik on eelduseks, et arendajad ja teadlased saaksid katsetada uusi meetodeid. Olgu siis need diagnostika, ravimiarenduse, ennetuse või rahvatervise planeerimise valdkonnas. Siinkohal aga tuleks tagada, et andmeid kasutatakse eetiliselt ja turvaliselt, sest terviseandmed puudutavad otseselt iga inimese privaatsust ja väärikust. Ja Euroopas on see mõtteviis just keskmeks Euroopa terviseandmete ruumi, EHDS-i kontekstis ja eesmärk, mis ongi eesmärgipäraselt just loodud raamistikuna, et terviseandmeid saaks kasutada, aga samas inimeste isiklik privaatne elu oleks kaitstud ja turvaline. Ja seda eesmärgiga parandada ravitöö kui ka teaduse huvides arendusi. Ning peatudes veel korra EHDS-i konteksti juures, siis rõhutatakse ka, et andmete väärtus ei seisne nende omamises, vaid nende mõtestatud kasutamises ühise hüve nimel. Sama põhimõte kehtib ka Eestis. Terviseandmete teadlik kasutus eeldab usaldust, koostööd ja läbipaistvaid standardeid. Siin tulebki jälle mängu Metroserti roll, mida meie siinkohal näeme enda vastutusalas, ongi rakendusuuringute keskuse terviseandmete valdkond, kes saab toetada nii arendajaid ja teadlasi olukordades, kus innovatsiooni alus ehk andmestik vajaks valideerimist või siis ka digikomponendid vajavad valideerimist. Ja esmalt tähendabki see andmete kvaliteedi hindamist, struktuuri ühtlustamist, dokumentatsiooni täpsustamist ja mudelite toimivuse kontrolli. Ja see töö iseenesest ei ole pelgalt tehniline, vaid loob teadusliku aluse, millele saab ehitada usaldusväärseid ja reprodutseerivaid tulemusi. Innovatsioon muutubki alles kestlikuks siis, kui andmete allikas on selge, nende kvaliteet on mõõdetav ja nende kasutamine vastab standarditele. Terviseandmed seega ei ole enam ainult meditsiiniline ressurss, see on ühiskondlik infrastruktuur, mis toetab innovatsiooni laiemalt, nii teadusuuringutest kuni digiteenuste arendamiseni. Ja iga uuendus algab siis andmetest, nagu me oleme siiamaani juba korduvalt väitnud, siis
esmalt ongi meil kiusatus kohe mõelda, et mida rohkem on andmeid, seda parem. Aga siinkohal tuleb sellesse suhtuda pragmaatiliselt, kuna kõik andmed siiski ei saa toetada innovatsiooni. Sest andmed muutuvad väärtuslikuks alles siis, kui neid saab mõista, neid saab võrrelda ja neid saab usaldada. Ehk et me räägime andmete kvaliteedist. Võtame näiteks tehisintellekti mudeli, mis analüüsib südame-veresoonkonna haiguste riske. Kui andmestik on põhjalik, samas aga kogutud erinevate standardite järgi, võivad ülesehitatava mudeli tulemused olla ebatäpsed või isegi vastuolulised. Ja sama andmestik võib ühel juhul viia täpse, kliiniliselt kasuliku mudelini, teisel juhul aga selleni, et mudel hakkab teatud rühmi süsteemselt alahindama. Ja probleem ei ole siis teps mitte tehisintellektis, vaid ikka selles, milliste andmete najal ta on treenitud ehk õppinud. Ja rääkides innovatsioonist, sellisel juhul kipume sageli rõhutama, ka mina ise oma igapäevatöös, andmete hulga vajadust, andmete hulga suuruse vajadusest, aga samas on meil palju neid haigusjuhtumeid, mõõtmisi, genoomi andmeid või digipäevikuid ja nende andmete maht ühest küljest küll mängib väga suurt rolli, suur ja mitmekesine andmestik loob potentsiaali, mida väiksemad kogumid ei võimalda, aga andmete hulk üksi veel neid teadmisi ega väärtusi ei loo. Kui need andmed on kogutud ebaühtlaselt, ebatäpselt või puudulikult dokumenteeritud, siis isegi miljon rida ekslikku infot ei toeta innovatsioonid küll mitte ja need võivad hoopis tulemusi moonutada. Ja innovatsioon tekib seal, kus andmete hulk ja kvaliteet siiski kohtuvad. Ehk et meil on piisavalt palju andmeid, mis on korrastatud, läbipaistvad, valideeritud ja seeläbi me saamegi luua just neid lahendusi, mis üldistuvad erinevatele inimrühmadele ja olukordadele. Ja selline tasakaal määrab, kas tehisintellekti mudel toetab tegelikku kliinilist otsustamist või jääb labori katseks. Rääkides nüüd andmekvaliteedist edasi, siis andmekvaliteet iseenesest ei teki ühe hetkega ega ühes kindlas etapis. Kui me räägime näiteks ühe arstivisiidi käigus kogutavatest, üles kirjutatavatest, üles tähendatavatest andmetest, siis just sellisest situatsioonist soovin ma praegu rääkida. See andmekvaliteet selle visiidi käigus kujunebki mitmeetapilisena. Kõigepealt, kuidas sõnastatakse andmenõuded, ehk et mida tahetakse tegelikult mõõta ja millisel põhjusel. Kui eesmärk on ebaselge, on seda ka kindlasti tulevane andmestik. Kogumise ja töötlemise etappides kujuneb usaldusväärsus. Ja siin määrab kvaliteedi see, kas mõõtmised on tehtud ühtsete põhimõtete järgi ja kas andmed on korrektselt dokumenteeritud. Puhastamise ja analüüsi etappides muutub nähtavaks, kui hästi andmestik tegelikult toimib. Kas nendes on puudujääke, ebakõlasid või ebatäpsusi. Ent kõige olulisem samm iseenesest ja andmekvaliteedi seisukohalt on ikkagi valideerimine. Ja see on hetk, kus andmeid kontrollitakse sõltumatult ja hinnatakse, kas need käituvad ootuspäraselt. See annab kvaliteedile tõenduspõhise mõõtme ja siin saab näiteks ka Metroserti rakendusuuringute üksus mängida rolli, et toetada seda valideerimise etappi. Ehk aidata siis arendajatel ja teadlastel mõista, kas nende andmed on usaldusväärsed ja kas järeldused, millele innovatsioon tugineb, on teaduslikult põhjendatud. Tulles selle joonise juurde, mis on sellel slaidil presenteeritud, siis siin on käsitletud andmekvaliteedi teket. See on 7-etapiline ja algab andmenõuetest, selge eesmärk ja mõõdetavad parameetrid, andmete kogumine, ühtsed mõõtmispõhimõtted ja standardid,
Siin tekibki esmane usaldusväärsus, edasi andmete töötlemine ehk andmete korrastamine, formaatide ühtlustamine, turvalisus. Siin selles etapis tekib andmekvaliteedis järjepidevus ja jälgitavus, edasi andmete puhastamine, vigade, puuduvate väärtuste ja vastuolude tuvastamine ehk tagatakse andmete täpsus. Edasi andmete analüüs ehk mudelid, algoritmid ja statistilised kontrollid. Siin see etapp näitab, kui kasutuskõlblikud on andmed otsustamiseks ja edasi andmete valideerimine ehk sõltumatu kontroll, kas andmestik ja mudel täituvad ootuspäraselt. Seda me käsitlemegi vajadusel metroseedi rollina. Ja edasi andmete tõlgendamine, tulemuste mõtestamine ja rakendamine innovatsioonis. Terviseandmetel põhinevad digitaalsed rakendused, aga ei arene üksnes algoritmide täpsuse tõttu, vaid seetõttu, kui selgelt ja usaldusväärselt on andmed kirjeldatud. Hästi ettevalmistatud andmestik muudab kogu arenduse läbipaistvaks ja ennustatavaks. See tähendab, et tulemusi saab hinnata, võrrelda ja korrata sõltumatutes keskkondades. Siin on joonisega näiteks näitlikustatud juhtum, kus ühes rakendusuuringus, kus loodi tehisintellekti põhinev mudel südame-veresoonkonna haiguste riskide hindamiseks ja pöörati suurt tähelepanu just andmete dokumenteerimisele ja valideerimisele. Iga muutuja tähendus ja mõõtmismeetod oli kirjeldatud, andmete esinduslikult hinnati nii vanuse, soo kui geograafilise jaotuse lõikes ja selline alus võimaldas keskenduda mudeli töökindlusele, mitte andmete tõlgendamisele ja tulemus oli stabiilne. Mudel andis sarnaseid tulemusi ka uutes andmekogudes ning kliinilistes katsetes käitus see ootuspäraselt. Ehk et edu ei tulenenud niivõrd uuest tehnoloogiast, kuivõrd heast teaduslikust hügieenist usaldusväärsed andmed välistasid juhuslikud kõrvalekalded ja vähendasid ebaselgust. Ja sellest algabki teadlik areng, mitte pelgalt uus rakendus. Võttes nüüd aga aluseks andmete ebatäiuslikkuse, siis vaatamata andmete hulgale võib andmestik olla ka kallutatud või ebaühtlaselt esinduslik ja seeläbi võib mudel kujuneda ebatäpseks erinevates kontekstides. Ja testandmed ühest küljest võivad kinnitada edu, kuid rakenduspraktikas hakkavad ilmnema vastuolud. Tulemused erinevad sõltuvalt rühmast või keskkonnast. Ja sellised olukorrad on ühest küljest teadusprotsessi loomulik osa, mitte ebaõnnestumine, kuid kvaliteetne valideerimine aitaks neid mustreid varakult välja tuua ja hinnata, kas tulemused peegeldavad tegelikkust või ainult andmete struktuuri. Seega valideerimise mõte ei ole arengut pidurdada, vaid vähendada hilisemaid tagasilööke. Ja see muudab töökindlaks selle, mida esmapilgul võib näida täpse ja eduka mudelina, aga teisalt vähendada riski ebasoovitavate tulemuste saamiseks. Ehk et kokkuvõtvalt valideerimine loob usaldust. See tõendab, et lahendus käitub samamoodi erinevates andmekogudes. Eristada saab mudeli loogikat ja andmeallika mõju ja tagasilööke enne kasutusele võttu saab maandada. Nüüd te näete sellel slaidil Mentimetri QR-koodi. Ma palun teil siin sellele küsitlusele logida ja seal on esitatud teile küsimus, kui teie terviseandmeid kasutatakse teadustöös, siis mis tunne teil oleks? Meie huvi on just hinnata seda, kui te teate, et teie isiklikke terviseandmeid kasutatakse teadustöös, siis mis tundeid see teisse tekitab. Ja siin on ootus vastata vaba väljas, et mis mõtted teil tekivad. Ja, ühest küljest see teadvustamine, et läbi nende andmete, kui isiklik elu ei ole
ohus, siis või personaalne identiteet, siis et need andmed toetaksid vabandust, et need vastused ei paistnud eetrisse, et siin on näha, valdavalt on neutraalne, ka kasulik olemise tunne, aga ka kerge kahtlus, mis on tegelikult täiesti oodatav tulemus, et me vajame usaldust ja seda teadmist, et andmeid kasutatakse tõesti eesmärgipäraselt, teenimaks innovatsiooni eesmärki ja tagatud on igaühe isikliku elu turvalisus selles mehhanismis. Aga läheme nüüd edasi ettekandega, kus siis tekib see teadmus korras andmetest, et kvaliteetsed ja valideeritud andmed muutuvad teaduslikuks ja majanduslikuks ressursiks, siis sama andmestik võib toetada ka kliinilisi otsuseid ja tootearendust tervisetehnoloogiates näiteks. Ja terviseandmete väärtus ei seisne siis ainult koguses, mida me oleme juba eelnevalt siis käsitlenud, vaid nende kasutatavuses, usaldusväärsuses ja tõendatavuses. Kui andmekvaliteet on tagatud, siis tekibki tõeline väärtus. Andmed ei ole enam lihtsalt mõõtmise ja kirjate kogum, vaid tõeline usaldusväärne teadmiste ressurss. Ja seda saab kasutada eri kontekstides, näiteks kliinilistes otsustes, teadustöös ja tervisetehnoloogiate arenduses. Me saame leida seoseid, mida üksikud uuringud ei suuda näha ning tõestada, et need seosed kehtivad ka väljaspool konkreetset asutust või projekti. See loob eeldused üldistamiseks, aga ka praktiliseks rakendamiseks. Ja kui andmed on valideeritud ning dokumenteeritud, siis saab neid kombineerida teiste andmekogudega, testida hüpoteese, mis muidu jääksid kontrollimata ja neid saab kasutada keerukates algoritmides selleks, kui hästi saab neid tõendada ja korduvkasutada. Ja Metroserti rakendusuuringute keskus aitabki tagada, et see alus oleks korras, et andmetest ei sünniks mitte ainult teaduslik teadmine, vaid ka usaldusväärne rakendus ja luua väärtust nii meditsiinis kui ühiskonnas laiemalt. Et andmete on võimalik luua igapäevaelus tõelisi väärtusi. Võib-olla mitte küll maju ehitada, aga kujundluslikus mõttes luua väärtust, mis meid kõiki puudutab positiivselt. Ja ükski andmekogum ei saa kvaliteetseks iseseisvalt. Selle taga on alati paljude inimeste töö. Need, kes andmeid koguvad, need, kes töötlevad, need, kes analüüsivad ja lõpuks ka valideerivad. Kui need etapid on omavahel seotud ja läbipaistvad, hakkada andmed uuesti kõnelema. Kui aga iga osapool tegutseb eraldi, tekivad katkestused ja tulemused võivad muutuda seeläbi juhuslikuks. Avatud metoodika ja ühtsed põhimõtted ei tähenda andmete avalikustamist, vaid seda, et nende tähendus on üheselt arusaadav. Ja teadlased, arendajad ja valideerijad saavad töötada ühises sarnases raamistikus, vähendada dubleerimist ja suurendada usaldust. Ja siinkohal meie Metroserti rakendusuuringute keskuses saame aidata sellist koostööd struktureerida. Meie eesmärk ei ole kontrollida, vaid ühendada, luua ruum, kus teadlased ja arendajad saavad oma tulemusi tõendada samade põhimõtete alusel. See on alus, millele saab ehitada usaldust ja pikaajalist arengut. Nüüd ma kutsun teid veel kord Mentimeetri küsimusele vastama. Selle QR-koodiga slaidil saate Mentimeetri küsimuse juurde ja seekord ma soovin teilt uurida, kui tehisintellekt teeb teile tervisealase soovituse või arstile, kes teid ravib, siis mida te usaldate rohkem? Kas arsti otsust, kes kasutab andmeid, mudelit, mis põhineb suurandmetel, otsust, mida inimene ja masin teevad koos, masin siis tehisintellekti rollis, ja viimane variant, ma ei usaldaks kumbagi pimesi. Praegu paistab vastustest välja, et on tehisintellekti
usaldajaid, aga samas suuremas osas on innovatsioonile avatud kuulajaskonda, et otsus, mida inimene ja masin teevad koos. Jah, et minnes siit nüüd edasi kvaliteedi kui arenduse kiirendi temaatika juurde, siis siinkohal ma kommenteeriksin seda arvamust, et kvaliteedi tagamine võib piirata arengut just selle valideerimise ja vastavuse hindamise seisukohalt, siis tegelikult, kui minna nende vajaduste detailideni, siis minu seisukoht või meie seisukoht siin on vastupidine, et kui alusandmed ja tööprotsessid on kontrollitud juba alguses, siis liigub kogu arendus kiiremini ja kindlamalt, et see sõnum võiks olla ikkagi selline, et kui teil või mõnel arendajal on väga hea idee just tervisetehnoloogiate valdkonnas, siis et on vaja terviseandmeid selleks kasutada ja sellega muutub elu väga keeruliseks ja peaaegu võimatuks, siis see päris nii ei ole ja pigem just teha need regulatsioonid ja tööprotsessid kohe selgeks, ehk selgeks, kuidas neid on võimalik rakendada, siis on võimalik innovatsiooni ikkagi ellu viia ja seda rohkem läbimõeldumalt, kiiremini ja riske maandavamalt. Ehk et varajane testimine toobki nähtavale ebakõlad, mis muidu ilmneksid alles hiljem ja hilisemas etapis oleks nende parandamine juba palju kulukam ja aeganõudvam ja kvaliteet annab arendusele selge rütmi. Kui andmestik on hästi dokumenteeritud, mõõtmised on üheselt mõistetavad, saab keskenduda sisulisele tööle, mitte enam tõlgenduste lahendamistele. See tõesti ei tähenda mitte mingil juhul lisasamme, vaid targemat töökorraldust. Läbipaistvus ja korratavus loovad kindlust ka koostööpartneritele ja rahastajatele ehk investoritele. Ja kui protsessi saab sõltumatult hinnata ja tulemused on tõendatavad, muutub tehnoloogia ka usaldatavaks nii teaduses kui ka praktikas. Ja nii on kvaliteet tegelikult hoopis arengu liikuma panev jõud, mitte pidur, ja teeb kogu süsteemi sujuvamaks. Metroseedi rakendusuuringute keskus aitab arendajatel ja teadlastel kujundada eetiliselt ja tehniliselt korrektse andmepäringu teostamist. Me toetame andmete eelanalüüsi, töötlemise ja valideerimise etappe, et tulemused oleksid usaldusväärsed ja korduvad. Tagame, et analüüs toimib turvalises ja standardiseeritud andmekeskkonnas, mis vastab teadusuuringute sertifitseerimise nõuetele, sealhulgas ISO standardile 27001. Ja loome silla andmevaldaja ja arendaja vahel. Aitame tõendada, et andmete kasutus on põhjendatud, läbipaistev ja turvaline. Ja ma viin teid tagasi Mentimetri küsimuse juurde. Siin slaidil on QR-kood, et te jõuate järgmise küsimuse juurde, kus ma küsingi, mis määrab teie hinnangul kõige rohkem terviseandmete usaldusväärsust, kas andmete täpsus ja täielikkus, andmete päritolu ja dokumentatsioon, analüüsimeetodite läbipaistvus, sõltumatu valideerimine, arendajate vastutus ja eetika. Et ma palun selle Mentimetri küsimuse vastused eetrisse kuvada. Ma näen, et üks kuulaja on väga tähelepanelikult minu ettekannet kuulanud. Aga tegelikult see, mis tuli nüüd siia juurde ka arendajate vastutus ja eetika, siis arendajatel on tõepoolest tegelikult väga palju ära teha, et see, kes andmeid sisestab, kes neid andmeid tekitab, saaks ka kvaliteetselt dokumenteerida ja tagada andmete kvaliteedi läbi dokumenteerimise infosüsteemi. Suur aitäh
Läheme edasi. Ehk et Metroserti roll siis keskselt ongi terviseandmete ökosüsteemis pakkuda kindlust ja et teadus ja innovatsioon liiguksid õiges suunas. Me ise siin tehisintellekti ei loo ega kogu andmeid ise, vaid hoolitseme selle eest, et nende kasutus oleks teaduslikult põhjendatud, läbipaistev ja turvaline. Aitame siis arendajatel orienteeruda keerulises keskkonnas, kus eetika, õigus ja tehnoloogia ning teadus põimuvad. Kui alus on kindel, ehk andmed on korrektsed, valideeritud ja turvaliselt hallatud, saab kogu arendus toimuda kiiresti ja usaldusväärselt. Oleme teie partner, kes aitab andmetest kasvatada teadmise ja teadmistest väärtuse. Ja läheme veel ühele küsimusele. Siin me soovime teada, kui palju te arvate, et valideerimine võib aeglustada arendust. Mis on teie arvamus? Väga hea meel on tõdeda, et kuulajaskond on siinkohal samal meelel, et kindlasti see andmete valideerimine vajab keskendumist, aga pigem ta soodustab innovatsiooni arendust, kui et seda takistaks. Ja siinkohal siis mina tõmban oma otsad kokku ja annan üle kolleegile, üle Kristel Oitmaale, kes praegu on Brüsselist otseliinil ja tema siis esitab oma etteaste. Ja, nii, tere ka minu poolt. Ma ei tea, kas minu slaidid on näha. Ja, nii. Ja räägin teile siis, kuidas terviseandmed on kui uuenduste käivitajad teaduses, meditsiinis ja ühiskonnas laiemalt ja mida ka siis kodaniku tasemel inimene saaks teha, et terviseandmed oleksid uuenduste käivitajad. Lugedes erinevaid artikleid, kuulates erinevaid podcaste üldse tervise innovatsioonist, siis selge on see, et 21. sajandi tervise innovatsiooni üks keskseid alustalasid on andmepõhisus. Ma ei tea, kas teil oli võimalus eile kuulata ka Arenguseire Keskuse tervishoiu jätkusuutlikkuse raporti tutvustust, kus toodi see teema päris tugevalt esile. Terviseandmete, olgu need siis kliinilised, geneetilised, käitumuslikud või keskkonnaga seotud, nende siis süstemaatiline kogumine, ühendamine ja kasutamine loob uut teadmist, see on selge. See kindlasti suurendab tõenduspõhisust ning võimaldab arendada isikukesksemaid ja ennetavamaid tervishoiulahendusi. Selles enam keegi ei kahtle. Ja terviseandmed ei ole enam kindlasti üksnes tervishoiusüsteemi selline kõrvalprodukt, vaid kindlasti strateegiline ressurss, mis mõjutab teaduse, tehnoloogia ja ühiskonna arengut. Et kui vaadata ka siin Euroopa Komisjoni erinevaid raporteid ja ütleme siis prioriteete ja suundumusi, siis kindlasti see põhimõte on väga tugevalt esile toodud. Terviseandmed teaduse mootorina. Uue teadmuse ja mudelite loomine. Need on siis terviseandmete kogumid, eriti genoomi, biopanga ja elustiili andmed, mis võimaldavad uurijatel tuvastada mustreid ja seoseid, mis jäävad väiksemates uuringutes märkamatuks. Võib-olla olete kuulnud, aga näiteks ka Eesti teadlane Tambet Eesalu pälvis Euroopa Teadusnõukogu väga suuremahulise sünergia grandi, kus siis koos erinevate riikide teadlastega, nende hulgas siis Itaalia ja Prantsuse teadlased, uuritakse erinevaid siis nanomeditsiiniga seotud küsimusi ja väga oluline on siis, et ka erinevate riikide terviseandmed oleksid teadusuuringutes kasutatavad. Ja suuremahulised andmekogud
toetavad siis epidemioloogilisi analüüse, tehisintellekti mudelite treenimist haiguse riski ennetamiseks ning kindlasti täppismeditsiini arengut, kus ravi ja ennetus on kohandatud individuaalsele profiilile. Hästi oluline on siis terviseandmed ka avatud teaduse ja koostöö osas teadlaste vahel, nii nagu ma eelmise slaidi põhjal ka rääkisin. Ja kus siis terviseandmete jagamine on kontrollitud, turvalises ja standardiseeritud keskkonnas. Sellel on väga tugevat rõhku ka siis EHDS ehk siis Euroopa terviseandmete ruum pööramas ja see võimaldab siis teadlastel eri riikides teha koostööd, kiirendades uute teadmiste loomist ja teadustulemuste ülekandmist praktikasse. Ja selline andmepõhine teadus suurendab kindlasti teaduse reprodutseeritavust, läbipaistvust ja ühiskondlikku väärtust. Kindlasti terviseandmed on nii diagnostikas kui täpses ravis väga olulised. Terviseandmete integratsioon erinevatest allikatest, haigla infosüsteemidest, laboritest, pildiuuringutest ja kantavatest seadmetest võimaldavad luua patsiendile terviklikke digitaalseid profiile. Ja jällegi see toetab varajast haiguste tuvastamist, personaalsete raviskeemide väljatöötamist ning reaalajas ravi jälgimist. Ja näiteks võimaldavad siis masinõppemudelid tuvastada radioloogilistes kujutistes varajasi muutusi enne kliiniliste sümptomite avaldumist. Andmepõhine otsustustugi aitab kindlasti arstidel teha täpsemaid otsuseid ja vähendada diagnostilist ebatäpsust. Samuti võimaldab andmete analüüs tuvastada süsteemseid kitsaskohti, näiteks teenuste dubleerimist või ravi hilinemist. See suurendab kindlasti tervishoiu kvaliteeti, kulutõhusust ja õiglast juurdepääsu. Mõne sõnaga sellest, kuidas terviseandmed toimivad ühiskondliku innovatsiooni mootorina. Kindlasti oluliseks punktiks on siin rahvatervise ja poliitika kujunduse alus. Andmepõhine analüüs võimaldab poliitika kujundajatel jälgida rahvastiku tervisetrende, hinnata ennetusprogrammide mõju ning reageerida kriisidele, näiteks siis nagu COVID-19 oli, kiiresti ja täpsemalt kindlasti. Terviseandmetel põhinev otsustamine toetab tõenduspõhist valitsemist ja suurendab poliitika legitiimsust. Miks on oluline ja kuidas kodanikke kaasata? Digitaalne tervis loob kindlasti uut tüüpi kodanikukeskset innovatsiooni, kus inimene ei ole pelgalt andmeallikas, vaid aktiivne osaleja oma tervise juhtimises. Et kui te mõtlete, et kuidas teie isiklikult või kuidas kodanik saaks kaasa aidata, siis siin on kindlasti erinevaid võimalusi. Et alustades sellest, et te aktiivselt ja teadlikult jälgite, millist informatsiooni teie kohta näiteks on kirja pandud pärast teie arstivisiiti, et kuidas te ise sellesse suhtute, kas see on nagu võimalikult täpne või pigem üldistatud, samuti kindlasti see, et millist informatsiooni te ise arstivisiidil välja annata. Siis seejärel kindlasti on hästi oluline, kui kodanik osaleb erinevates aruteludes ja diskussioonides ja räägib kaasa ja võib-olla siis sellisest nagu usaldust tekitavas toonis, ja eks see sõltub loomulikult inimesest, kas ta pigem nagu usaldab andmete kasutust või pigem mitte. Siis siit edasi uued võimalused kindlasti ettevõtetele terviseandmete kasutuse seisukohalt siis, et kindlasti terviseandmete kasutamine loob aluse uutele ärimudelitele, mille keskmes on andmeinnovatsioon, biotehnoloogia ja tervisetehnoloogiat.
tervisetehnoloogiad. Andmetest lähtuv innovatsioon soodustab uute teadusmahukate ettevõtete teket, kindlasti toetab eksporti ja tugevdab majanduse sellist teaduslikku ahelat ja kindlasti suurendab ettevõtete ja seega riigi konkurentsivõimet, mis ka Eesti kontekstis on kindlasti äärmiselt kriitiline. Oluline on siinkohal mainida ka kindlasti eetilistest ja õiguslikest raamistikest, et terviseandmete potentsiaal realiseerub vaid siis, kui ühiskond usaldab nende kasutust. Ja see eeldab kindlasti tugevat andmekaitset, kindlasti läbipaistvat andmete haldust ja selgeid eetilisi juhiseid nii teadlastele, arstidele kui ka ettevõtjatele. Ja Euroopa terviseandmeruumi arendamisel on oluline leida just tasakaal andmete turvalisuse ja innovatsiooni soodustamise vahel, et ideaalmaailmast ei tohiks olla kummassegi suunda võib-olla liiga palju kaldu. Ja minu poolt siis kokkuvõtteks, et taaskord kordan, et terviseandmed on kindlasti 21. sajandi teadmuspõhise ühiskonna ülioluline strateegiline vara ja kui neid kasutatakse eetiliselt, turvaliselt ja teaduslikult põhjendatult, saavad neist uuenduste käivitajad vähemalt 3 võtmedimensioonis, milleks on siis teadus, luues uut teadmist ja kiirendades avastusi, kindlasti meditsiinis, muutes ravi täpsemaks, ennetavamaks ja patsientide vajadustele vastavaks ja kindlasti ühiskonnas toetades tõenduspõhist poliitikat, kodanikukesksust ja majandusarengut. Ja minu poolt praegust see oligi viimane slaid. Suured tänud kuulamast. Suur aitäh sulle, Kristel. Võib-olla siin kohal küsiksin sinu enda käest, et kuivõrd sina oled valmis, et sinu isiklikud terviseandmed, mitte isikuandmed, aga terviseandmed oleksid kasutatud innovatsiooni elluviimiseks tervisetehnoloogiates. Ja mina isiklikult olen väga seda meelt, et niipea kui andmed ei ole isiksustatud, siis kindlasti mina annaksin kõik oma terviseandmed kasutusse ja ma ise olen väga hoolas ka selles osas, et kui ma arstivisiidil käin, mida ma räägin, et see informatsioon, mida ma annan, ma püüan väga teadlikult seda anda. Just nimelt, et kui andmeid kasutatakse, et siis ka see minu jutt, mida ma räägin, et püüda enda siis näiteks sümptomeid võimalikult adekvaatselt edasi anda, et mitte neid suurendades või vähendades. Aitäh, Kristel. Et siin kohal me siis tõmbamegi täna Tervisekompassi otsad kokku. Meil on sel aastal planeeritud 4 terviseandmete kompassi webinari, ehk et 4. tuleb siis 2 nädala pärast ja selle me oleme planeerinud päris korraliku debatina, et stuudiosse tuleb siis ka rohkem asjasse puutuvaid külalisi. Kindlasti saab olema väga tulise, aga ka häid järeldusi pakkuva debatiga. Täna siinkohal me lõpetame. Tänan tähelepanu eest, tänan osalemast ka küsitluses ja soovin teile kena päeva jätku.